Nii, täna oleme jõudnud siis ühte sellisesse faasi meie piibli uurimises, et me oleme tublid, et me oleme ikka juba edasi läinud, et me ei ole pooleli jätnud, tead, nii rasket asja. et me oleme jõudnud Taani raamatu 3. peatükki, et kui sa nüüd oma piibli leiad, siis tee see sealt lahti. Täna on enamasti kõik need, kes vist on ka varem käinud meil siin, et me ei pea nagu üle kordama midagi selles mõttes, et rääkida, mida me eelmine kord oleme rääkinud, aga me oleme siis Taani raamatust rääkinud ja ma ei tea, kui kellelgi veel seda kava ei ole, kas kellelgi ei ole seda kava? Et kui ei ole, siis me tegime esimeses piiblitunnis vist, Mart, sulle äkki ei ole vist, jah? Et seal kuskil on, vaat, kui keegi saab Mardile selle ulatada. Et siin on Taanieli raamatu ülevaade ja minu arust see on nagu hästi, et siin 3. peatüki kohal on ka aeg. Me räägime ajast 580 aastat enne Kristust. Et ma mõtlen, et ka mõnes olukorras on hea, kui me uurime piiblit, mõista, millisel ajal see juhtus. Et mõista, kes oli valitsemas, mis aeg see oli, mis oli ennem seda juhtunud, mis hakkas pärast seda juhtuma, eks ole. Et väga sageli ka, kui me loeme Uut Testamenti, siis me loeme sealt ka seda, et kui räägib Jeesuse sünnist, eks ole, siis piibel ei ole ka selline lihtsalt üldsõnaline, et Jeesus sündis ja valmis on ju. Vaid ta ütleb, et keiser Augustuse ajal, eks ole, et me teame, et selline keiser oli olemas, eks ole, Augustus ja siis tema andis käsu, me teame, et ka selline ajaloost, need asjad on kõik teada ajaloost, eks ole. Et tegelikult ka on oluline mõista vahest seda, mis ümberringi toimus. Ja ma usun, et see annab meile ühe sellise konteksti. Ja kontekst on vahest väga oluline asi, sest kontekstis me mõistame, miks need asjad juhtusid nii. Et vahest ka on oluline mõista, miks. Alati ei ole oluline. Alati, ja me kunagi ei saagi mõistma igat asja, miks. Et meie eesmärk ei ole nagu piiblit mõista lõpuni, saada kõigest aru. Et mõned inimesed ütlevad, tead, see on nii raske raamat, ma ei saa siit midagi aru. Midagi sa ikka saad, eks ole. Et kui sa midagi mõnest asjast ei saa aru, et jäta see siis kõrvale, eks ole, mine edasi. Et ma usun, et olulisem asi on mõista neid asju, et sa vajad Jumalat, me oleme patused, me vajame Jeesust, me peame saama päästetud ja ilma Jeesuseta meil ei ole lootust, aga tema on ainus päästja ja kui me neid tõdesi mõistame, saame päästud ja ülejäänud ei mõista, siis ei ole ka midagi katki. Aga tänu Jumalale, et nagu me siin palvetasime, et Taanieli raamatu 12. peatükis ütles Taaniel ka, või Jumal ütles Taanielile, et lõpu ajal inimesed uurivad seda raamatut ja arusaamine kasvab. Et minu arust Taanieli raamat on just üks selliseid raamatuid, millest arusaamine on tohutu palju kasvanud. Ma olen lugenud igasuguseid kommentaare, jutluseid. Internetis on lõpmatult kommentaare Taanieli raamatust, kui te tahate teada. Loomulikult suur osa on inglise keeles ja võib-olla ka muudes keeltes. Aga see just näitab seda, et see raamat on selline, mida on viimasel ajal väga paljud inimesed hakanud uurima ja see kuidagi on köitud, sest ma usun, et see on üks aktuaalne raamat. Nii, Taanieli raamatu 3. peatükk, ajas 580 enne Kristust, valitsemas endiselt kuningas Nebukadnetsar, kellest räägib ka siis järgmine piiblitund veel. Oleme ikka kuningas Nebukadnetsari kallal. Ta on selline kuningas, kas ta just kõige pikemini valitses, aga ta oli ilmselt üks selline kuningas, kellest kõige enam räägib piibel, sest et ta on ka ajaloos ja ka on mitu olulist asja, miks Jumal räägib kuningas Nebukadnetsari kaudu, on me täna ka nagu näeme ühte nendest asjadest. Nüüd, tänane peatükk räägib sellest, et kuidas kuningas Nebukadnetsar püstitas ühe kuldse kuju ja see kuldne kuju sai püstitatud Tuura orgu ja see kaardi pealt on näha seda Tuura või tähendab seda paika, see on nüüd lähemalt Paabeli kaart ja see on nüüd kaugemalt Paabeli kaart. See on just väljaspool Paabeli linna natukene ja muuseas on väga palju ka just Paabelit ja seda piirkonda, eks ole, uuritud ajalooliselt, sealt on väga palju väljakaemusi tehtud, seal on leitud väga-väga olulisi asju just viimase 150 aasta jooksul kuskil umbes. Et see piirkond on nii läbi tuhnitud ja sealt on avastatud väga-väga palju
tõsiseid asju, mis on kinnitanud piiblit. Arvati, et on väga palju arvatud ka keskajal, et piibel on ikka nende kirikuisade välja mõeldis, et rahvast lollitada ja teate, sellised suhtumisi on ju. Aga need leiud, mis on leitud Paabelist, sealt sellest piirkonnast, on sellised, mis on tõestanud seda, et piibel on tõde. Kindlasti palju asju ei ole veel, aga palju asju on, tänu Jumalale. Nii, nüüd see tuuraorg, kus kuningas Nebukadnetsar püstitas selle kuju, see võib-olla tundub meile natuke imelik, et ma ei tea, kas sinul ei teki see küsimus, et miks tal tekkis selline veider idee püstitada üks kuldne kuju. Nüüd see kuju ei olnud selline mingi, nagu mõnel inimesel on seal kuskil purskkaevu juures selline kuju, kus, ma ei tea, kala suust tuleb vett. See kuju oli umbes, nüüd see on väga umbes öeldud, 20 meetrit kõrge. Ja kui me loeme seda, et see oli kullast, nüüd 20 meetrit kõrge kuju kullast, no see pidi olema väga kallis kuju, eks ole. Ja ka paljud nagu on uurinud, piibli uurijad, on avastanud seda, et sellel kujul oli veel umbes 10-meetrine alus või selline püst, kuhu peal ta spandi. Ehk teiste sõnadega, terve see värk oli umbes 30 meetrit kõrge. Nüüd kullast, kujuta ette sellises kliimas, kui on seal selles Iraanis, eks ole, tänapäeva Iraanis, kui päike paistab, eks ole, ja lõõskab ja kuskil seal keset kõrbe, eks ole, on selline 30 meetri kõrgune kullast kuju, mis hiilgab. See on midagi väga märkimisväärset. Nüüd eelmine piiblitund, me rääkisime ka ühest kujust, mäletate? See oli kuju, mille nägemust nagu Jumal andis ka selle samale kuningale Nebukadnetsarile. Ja nüüd see on huvitav, et see kontekst, jälle ma tulen selle konteksti juurde, see kontekst on see, et kuningas Nebukadnetsar oli just ennem seda surunud maha ühe ülikute mässu nagu Paabelis. Ja seda on ajaloost teada. Ja ta oli saanud siis võidu, tollel ajal oli väga palju selliseid asju, et taheti kukutada kuningavõim, taheti ise tõusta üles, eks ole. Tänapäeval on teistsugused viisid, eks ole, et meil on demokraatia ja siis üritakse saada valitud, eks ole, ja siis tehakse nagu teistsugust värki, eks ole. Aga tol ajal käis asi väga lihtsalt, eks ole, kas kuningas lihtsalt killiti maha, mürgitati ära, eks ole, siis tapeti kõik tema suguvõsa maha ja siis kõvem mees sai nagu selle koha endale. Et asi käis nagu lihtsamini mõnes mõttes. Tänapäeval sa pead ilusat nägu rohkem tegema ja naeratama ja kena mees olema. Aga juhtus just selline mäss, eks ole, ja kuningal õnnestus see suruda maha ja nüüd ta mõtles, et nüüd peaks midagi tegema, eks ole. Kuidagi peaks alistama nagu selle rahva ja need ülikud ja kõik, eks ole, endale ja tal tuli selline huvitav idee, paneks püsti sellise kuju. Ja siis ühel päeval, eks ole, et kui ta ütles, et kui pasunad hüüavad ja mängivad, siis kõik peavad kummardama selle kuju ette maha, aga et mitte endast ette jõuda, tegelikult ma tahaksin ennem lugeda üldse, kui me vaatame Taanieli raamatusse, et kui sa sina oled jõudnud panna oma sõrm sinna, vaatame Jeremiia 51-59. Nüüd, Jeremiia oli prohvet, kes elas sellel ajal, kui Jeruusalemm ja Iisrael langes, õieti tol ajal oli see nagu just rohkem juuda suguharu. Et kui nemad langesid kuningas Nebukadnetsari kätte, kuningas Sidki ajal, siis Jeremiia profeteeris midagi ja ta tegi midagi väga huvitavat. Jeremiia 51-59. Ülesanne, mille prohvet Jeremiia andis Serajale, Mahasja pojal, Neeria pojale, kui see läks koos Juuda kuningas Sidkiaga Paabelisse selle valitsemise 4. aastal. Seraja oli majutuspealik. Jeremiia oli kirjutanud ühte raamatusse kogu selle õnnetuse, mis Paabelile oli tulemas. Nüüd see on väga huvitav, et Jeremiia oli see mees, tema oli üks põhiline prohvet, kes hoiatas tervet Juudeat ja ta hoiatas Sidkiat ja ütles, te peate meelt parandama, sest Jumal annab Jeruusalemma kuninga kätte.
Ja nemad kõik ütlesid, ei. Siis tõusid teisi prohveteid seal, eks ole, ja need hakkasid vastupidi profeteerima. Ei, Jumal ikka päästab meid, tead, seekord ja. Jumal ikka meid on päästud. Ja Jeremia oli see mees, kes ütles, et ei, Jumal ütleb nii, et see langeb. Ja teie patu pärast see langeb, rahva patu pärast. Ja Jeremia siis oli just selline prohvet, eks ole, et kui sa loed nagu Jeremia profeteeringut, siis tervest sellest raamatust jookseb just väga palju läbi ka sellest. Niisiis, 61 salm. Jeremia ütles Serajale, kui sa jõuad Paabelisse, siis Seraja pidi minema kuningaga sinna koos. Siis vaata sa, et sa loed kõik need sõnad ja ütled, issand, sina oled rääkinud selle paiga kohta, et sa hävitad selle, nõnda, et siin ei ela ükski ei inimene ega loom, vaid et see jääb igavesti laastatuks. Ja kui sa selle raamatu oled lõpuni lugenud, siis seo selle külge kivi ja viska see keset Frati jõge ning ütle, nõnda vajub Paabel ega tõuse enam õnnetuse pärast, mille ma temale toon. Nad peavad väsima. Väga huvitav, eks ole, et tegelikult see, kui eks ole, kuningas Nebukadnetsar tuli ja ta vallutas ära Iisraeli ja ta tuli ja võttis viisad vangi, eks ole, tuhanded just nagu ülikud, sellised kõrgemast soost juudid viis Paabelisse, siis ometi ka ühel hetkel tuli see aeg, kus Paabel pidi maksma oma tegude pärast. Ja me loeme siin seda, et Jeremia, Jumal andis sõna Jeremiale juba selle kohta ka. Et vaata, Jumal nagu näeb neid asju ette. Ta näeb seda, mis toimub inimeste elus, riikide elus, tulevikus, eks ole. Ja Jeremia ütles Serajale, et vaata, et sa loed selle ette. See ei olnud populaarne sõnum. See ei olnud selline sõnum, et vau, jess, tead, jutlusta veel Seraja. Kõik ei olnud rõõmsad seal selle üle, vaid aga Jumal vahest annab kõneleda ja ta laseb ka ütelda sõnumid, mis ei ole populaarsed, eks ole. Ja nii oli. Nüüd meie elame ühes ajas, kus kaevatakse Paabeli varemeid kuskil seal, eks ole, ja leitakse asju. Ja avastatakse, selline riik tõesti oli olemas, eks ole. Aga siin Jumal andis Jeremiale sõna asjadest, mis pidid tulema. Tollel ajal oli Paabel suur impeerium, me näitasime siin eelmine kord seda kaarti, eks ole. Ta põhimõtteliselt oli Egiptusest kuni üles Kreekani, kuni alla Saudi Araabiani. Oli suur maailma impeerium ja eelmisest piiblitunnist me teame seda, et kui Jumal nagu näitas seda kuju Danielile, et siis see oli nagu esimene maailma impeerium. Aga ometi Jumal ütles, et see langeb. Samamoodi nagu ta näitas kuningas Nebukadnetsaril selle nägemuse, et terve see kuju, kõik nad lõpevad need impeeriumid otsa. Nii, nüüd võib-olla loeme siis Daniel 1.1, tähendab 3.1, jah. Kuningas Nebukadnetsar käskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Siin on nagu küünra mõõdus toodud välja need mõõdud, et küünar oli siis umbes 16 tolli, ehk siis raudselt või umbes 30 sentimeetrit. Ta laskis selle püstada tuuraorgu Paabeli linnas. Ja kuningas Nebukadnetsar läkitas koguma asehaldurid, ülemaid ja maavalitsejad, nõunikke, varahoidjad, kohtunikke, korravalvurid ja kõiki linna ametikandjad, et need tuleksid kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstada. Nüüd pane tähele. Just sellest salmist me näeme, et see just oli nii. Et ta kutsus sinna kohale mitte madala klassi rahvast, mitte kõik Paabeli rahva, aga just linna nagu kõrgemad nii-öelda parlamendi, riigikogu kutsus kohale, eks ole, tähtsad inimesed, nagu president kutsub meil oma 24. veebruaril oma vastuvõtuli sinna pingviinide paraadile, eks ole. No siin oli ka üks pingviinide paraad, aga vähe teistmoodi. Siis kogunesid asehaldurid ja kõik linna ametnikud kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada ja asetusid kuju ette, mille Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Nüüd, see on väga huvitav, et tolle aja nagu selline vaimsus oli just see, et püstitati väga palju kujusid. Tollel ajal oli hästi palju kujusid. Kui meil tänapäeval püstitakse kuju, siis see on nagu mälestusmärk, eks ole. Et kui on Tammsaare kuju kuskil seal Tallinna pargis ja meie linnas pole ühtegi kuju minu arust. Peaks panema ühe kuju. Okei. Mingisugune püst on seal linnast väljas kuskil, aga see vist ei ole ka kuju. Aga isegi kui tollel ajal tehakse, või tänapäeval tehakse kujusid, siis selle kuju nagu eesmärk on teine. See on lihtsalt
mingi mälestusmärk millestki, eks ole. Noh, Anton Hansen Tammsaare suurkirjanik või siis vanal ajal olid Leninid igal pool üleval, eks ole. Venemaal Leninid, oi, suur mees, tead, tõi meile õnne ja vabaduse, aamen. No. Pandi kuju ülesse. Aga siiski, no Lenin jah, võib-olla on nagu erijuhtum, eks ole, et teda ikka ka kummardati nagu, noh, kas või teatud mõttes. Kui Venemaal nüüd viimati käisime siin Uljanovskis, siis ma vaatasin, kuidas Lenini kuju juurde, see on selline traditsioon, et kui nagu noor paar abiellub, siis see on traditsioon, et minnakse Lenini juurest ka läbi ja nagu palutakse õnnistust tema käest või kummardatakse selles mõttes, et pannakse lilled sinna nii. Noh, ikkagi teatud mõttes kummardamine. Aga üldjuhul ikkagi kujud on tänapäeval nagu teine tähendus. Tollel ajal kuju oli nagu mingisugune jumalik sümbol ja nagu me siin ütlesime, eriti nagu see kuju, kui ta oli kuldmaterjalist. Ma kujutan ette, et kui nad tulid vaatama, see oli midagi üli ekstravagantset. Nii palju kulda pole keegi kunagi kuskil näinud, on ju. Täitsa lõpp. Ma ei tea, kas ta oli nagu selline šokolaadijänes, mis oli sees tühi ja pealt kullast ainult. Nagu meil on need, tehakse, vaata need Easter bunny, vaata, šokolaadist. Üllatusjänesed. Ma ei tea. Võib-olla ta oli täiskuld. Seda ei oska täpselt öelda. Et seda enam, eks ole, ta pidi olema kaugelt nähtav ja midagi, mis pidi šokeerima seda kuningas Nebukadnetsari sammu. Tollel ajal see kuningas, kui kuningas oli selle püstitanud, siis see oli ka nagu üks selline sümbol kuningast teatud mõttes. See oli nagu tema sümbol, sest ega tema selle ette ei kummardanud siis. Eks ole, ta kutsus teisi ja ütles, et vaat nüüd te peate kummardama. Loeme edasi, salm 4. Ja hüüdis valjusti. Teie rahvad, suguvõsad ja keeled kästakse niipea, kui te kuulete sarvide, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Seepärast kõik rahvad, suguvõsad ja keeled heitsid maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada niipea, kui kõik rahvad kuulsid sarvede ja igasugu mängu riistade häält. Nüüd, ma usun, et ka tegelikult prohvetlikus mõttes, kui Danieli raamat on prohvetlik raamat, ja see ei räägi mitte ainult enda ajasündmustest, see räägib ka tegelikult prohvetlikult ette sellest ajast, milles meie ka täna elame. Ja ta nagu on prohvetlik raamat, kuni isegi aegade lõpuni teatud prohveteeringud, mis siin on. Me näeme samasuguseid juhtumid, kus nagu püütakse inimeste kummardust. Ja me näeme ka tegelikult seda, et metsaline, kellest piibel kõneleb, ehk siis antikristus ja valeprohvet, et ka nemad ootavad kummardamist. Mäletate seda lugu, mida kurat ütles kõrbes Jeesusele? Kui sa tuled ja mida sa teed? Minu ette maha kummardad. Et kõik need kujud, nüüd Tooras oli käsk, mida Jumal kirjutas Iisraeli rahvale, ütles, teie ei tohi teha endale ühtegi kuju ega neid kummardada. See oli nagu Jumala käsk nendele. Ja nagu jumalik seadus Jumala rahvale on see, mida Jeesus ütles selles kõrbekiusatuses kuradile. Kui kurat palus talle, no natukene üks kord kummarda ja sa saad kõik selle maailma varanduse ja au endale. Ja mida Jeesus ütles selle peale? Kas keegi mäletab? Sina pead üks päinis, ehk siis ainult Jumalat kummardama. Sõbrad, ainukene olend, keda me siin maa peal peame kummardama, on Jumal. Aga ometi siin maailmas on nagu nõutakse, nagu see maailmasüsteem nagu paneb meid ühte sellisesse kohta, kus me väga sageli ka peame nagu kummardama. Nüüd see sõna kummardama ei väljenda nagu sellist füüsilist nagu sellist akti rohkem, aga see kummardus ka väljendab nagu enda nagu andmist, allutamist kellegi teenistusse, kellegi alla, eks ole. Nüüd see maailmasüsteem kogu aeg paneb meid sellesse kohta, kus me peame teatud asja kummardama.
Kus me peame kogu aeg nagu tegema teatud asju, eks ole, et saada. Ja teate, see on ka üks sümbol, see samane kuju seal samas tuuraorus, mis räägib ka meile sellest piiblisündmusest, eks ole. Ja see räägib ka meie elus täna päeval, eks ole, et see maailmasüsteem ootab seda, et me kummardame. Nüüd läheb asi, hakkab minema järjest põnevamaks. Salm 8. Seepeale astus otsekohe esile Kaldea mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile. Kuningas elagu igavesti, see oli selline tavaline pöördumine kuninga poole. Sina kuningas oled andnud käsu, et iga inimene, kes kuuleb sarvede igasugu mänguriste häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas juuda mehi, kelled sina oled pannud valitsema Paabeli linna üle. Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust kuningas, nad ei teeni sinu jumalad ega kummarda sinu kuldkuju, mille sa oled lasknud püsti. Pane tähele, nad ei teeni sinu jumalaid. Nagu ma ütlesin ka, et see kummardamine siis ei ole ainult selline füüsiline viisakuse tegu, vaid ka see räägib jumalate teenimisest. Ehk teist sõnadega, see kuju oli üks kuninga nagu jumalik sümbol. Kuninga esindaja. Et pane tähele, me jõuame nüüd jälle ühte kohta, kus ajalugu jälle kordub. Jälle see spiraal jõuab sellesse samasse kohta, eks ole, kus rahvad süüdistavad ühte rahvust. Ja ime, see on jälle see sama rahvus. Jälle need samad juudid. Jälle need samad juudid. Nemad on need, kes ei kummarda. Hitlerlikul Saksamaal oli see üks Hitleri suurim argument. See on teistsugune rahvas. Neil on teistsugused kombed. Nad on omamoodi. Nad on isekad, nad on kangekaelsed, eks ole, nii. Ja vaat nemad ei tee nii, nagu meie teeme, eks ole. Sellepärast me peame need hävitama. Eks ole, sellepärast päikse all ei ole mitte midagi uut. Vaimses maailmas ei ole midagi uut. Ja teate, üks hämmastav asi on see, ma olen pannud nagu seda asja tähele, et väga sageli ka sellised samasugused vaimsed asjad tõusevad üles ka sageli füüsiliselt samastest kohtadest. Nüüd see, me jälle räägime sellest samast kohast, selle koha peal on mis riigid? On Iraak ja Iraan. Ja kui me vaatame praegused poliitilisi sündmused, siis jälle, mis on Iraanil eesmärk number 1 poliitiliselt tänapäeval? Pühkida Iisrael kaardilt. Hävitada see rahvas. Eks ole, jälle see tõuseb see kadedus, eks ole. Ma olen ka väga palju nagu tänapäeval nagu vaadanud neid netikommentaare, kui jälle tõuseb mingisugune artikkel, kirjutakse Iisraelist või jälle juutidest, siis see põhiline argument ka, miks täielikud ignorantsed inimesed vihkavad juute, on see, miks nemad omistavad kõiki pankasid ja ärisid ja miks nad on kõige rikkamad. Miks? Sellepärast, et Jumal ütles neile seda, et mina teen teid edukaks. Mina panen teid peaks. Mina õnnistan teid. Ja siis mina õnnistan neid ka, kes teid õnnistavad veel takka otsa, eks ole. Oi. Nüüd, kui me nii võtame, eks ole, Jumal teeb vahest selliseid asju, ta paneb teatud kohtadesse teatud inimesi nii, et see ajab mõnda inimest nagu vihaseks, aga tegelikult, kui sa nii võtad, siis see argument ei ole mitte ainult ühe rahva vastane, vaid see on tegelikult Jumala vastane. Sest et takka tipuks on Jumal ikkagi ju seda teinud, eks ole. Jumal on selle rahva pannud. Jumal on selle rahva valinud. Jumal on andnud neile edukuse. Miks? Ma ei tea, miks. Vaat miks meie ei ole? Hämmastav asi on inimese sees, eks ole. Me oleme vihased nende peale, kellel on läinud paremini kui meil. Kas ei ole huvitav? Miks läheb juudi rahval paremini kui tead araablastel on ju? Oleme vihased, hävitame need ära, eks ole. No aga kas see teeb sind edukamaks, kui sa hävitad nad ära? Vaadake, kurat on tegelikult samas väga rumal ja pime. Ta teeb asju oma pimedas vihas, mis tegelikult millel ei ole nagu seletust, eks ole. See, et sa hävitad ära need, kes on edukad, ei tee sind edukamaks. Vastupidi, see võib teha sind vaesemaks ja hullemaks, eks ole. Et me näeme jälle, et tõuseb esile ja tõusis esile seal samas selle kuju juures, see samane kadedus.
juutide vastu, eks ole. Sina oled seadnud nad kõrgesse ametisse. Nüüd see jälle, nagu me vaatasime seda eelmine kord, eks ole, see oli nagu Jumala tegu ju tegelikult, eks ole. Et Sadrak, Meesak ja Abednego said sinna. Nad ei saanud sinna sellepärast, et nemad olid osavad või nemad olid seda mäng. Me nägime, et Jumal oli see, kes tegi üleloomulikke asju ja tõi nad sinna sellesse kohta, eks ole. Amen. Ja nüüd, kui kõik rahvad siis heitsid maha ja kummardasid ja alistasid ennast nii-öelda selle kujule, selle jumalusele, siis leidus 3 meest. 3 meest, Sadrak, Meesak ja Abednego. Ma ei tea, siin on üks kunstnik nendest pildi joonistanud, ma ei tea, kui täpselt see on. Aga selline pilt on nendest. Tähtsad mehed. Nüüd, me teame ühte asja nendest meestest. Nad olid noored mehed. Ja sõbrad, ma usun ka, et see ei ole mitte juhus, et Jumal on sageli kasutanud noorte julgust. Vaata, noortel on üks asi, mida vanadele enam ei ole. Teate, mis vanad inimesed räägivad? Ma ei julge minna õhtul välja, see on pime. Üks inimene nagu ütles mul nii, mida sa kardad? Äkki pätid tulevad kallale, löövad mind maha. Ma ütlesin, aga siis saadki kiiremini ära, saad taevas. Mis siis? No, mis sul kaotada on siis, on ju? Ma ei tea, mis tuleb sageli vanusega, tuleb vanusega see, et me hakkame kartma asju vahest, ja ma olen pannud seda tähele, et see on nagu üleüldine asi, eks ole. Meil on õhtul mingi koosolek koguduses, ei, ma ei julge tulla õhtul välja, pime on. No, mis see pime on siis? Pime ja valge vahet see teeb, eks ole. Ei, siis pätid liiguvad. Vaadake, Türile pandi üks lahe plakat ülesse. Olete lugenud siin samas. Türi on turvaline linn. Nii, noh, uskuge seda siis. Aga ma tulen nüüd selle punkti juurde, et siin oli 3 noort meest. Ja nad olid nii julged, et nad ei kartnud vastu hakata kuninga käsule. Ja mitte see, et nad olid lihtsalt ülbed. Vaat me oleme noored, me hakkame hipideks, on ju tead. Omal ajal olid ka ühed noored, eks ole, kes olid siin ka lillelapsed, eks ole. Teie tänapäeva noored ei teagi sellest midagi. Oli selline liikumine nagu lillelapsed, eks ole, hipid. Kasvatasid juuksed pikaks, hakkasid vanemastele vastu, kuulasid rock-muusikat, läksid kodust välja, eks ole, elasid kuskil seal, ma ei tea, põõsal või kus juhtus, eks ole. Need kutsuti lillelapsedeks. Et see ei olnud nüüd, mida me loeme nende 3 mehe juures, midagi sellist. See ei olnud lihtsalt selline nooruslik kõrkus, ülbus, vastuhakk, on ju, vaid me loeme seda edasi ka nüüd kohe, et tegelikult see julgus või nii-öelda see vastuhakk sellele kuninga käsule lähtus Jumala käsust. See, et Jumal oli öelnud, teie ei tohi teha kuju, te ei tohi neid ühtegi kuju kummardada. Ja see oli see, millega need noored mehed olid kasvatatud. See oli nende uskumus, see oli see, nad teadsid, et kui nad on Jumalale ustavad, eks ole, või nad kogu südamest tahtsid olla ustavad, nad armastasid Jumalat. Ja teate, sõbrad, ma usun seda, et noored, kes armastavad Jumalat, on üks kontingent, keda Jumal tahab kasutada. Julgustage noori, armastama Jumalat. Halleluuja. Ja siin need noored mehed hakkasid vastu, nad ütlesid, kuningas, meie ei kummarda tead. Amen. Mitte. Meie ei kummarda selle maailma ees, eks ole. Nüüd. Võib-olla, loeme edasi. Loeme salm 13. Siis käskis Nebukadnetsar vihas ja raevus tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego ja need mehed toodi kuninga ette. Nebukadnetsar hakkas rääkima, ütles neile, kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni minu jumalat ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada. Kui te nüüd olete valmis otse kohe, kui te kuulete sarvede ja igasugu mänguliste häält maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea, aga kui te ei kummarda, siis teid heidetakse silmapilkselt tulisesse ahju ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest? Vau! See on nüüd lahe kirjakoht. Siin on mitu asja, mida me peame vaatama. Nüüd, esiteks on see, et selline kuningas, kui oli Nebukadnetsar, üldjuhul, kui üldse lugeda nagu tolle aja sellistest nii suurtest valitsetest, siis
tavaliselt nemad ei oleks andnud mingisugust teist võimalust. Mitte mingit teist võimalust. Sest et see oli juba nii raevu ajav sellisele kuningale. Kujutate, ta oli maailmas suurim mees. Temal oli piiramatu võim. Kui ta liigutas väikest näppu, siis külad ja linnad pühiti maa pealt ja tuhanded ja sajad tuhanded tapeti, eks ole. Ja nüüd 3 ülbikut on ju. Mingisugusest juudi rahvast on ju, mingid alistatud rahvas, eks ole, nende Paabeli provints kuskil seal, eks ole, Palestiinas on ju, orjad, sõna otseses mõttes, eks ole, mina olen neid võtnud ja üldse ülendanud ja andnud neile kõik ja see, et kuningas neile üldse selle teise võimaluse andis, see tegelikult on väga märkimisväärne asi. See ei ole nagu tavaline asi, see on väga suur arm. Nüüd pane tähele seda asja. See põhjus, miks kuningas andis või miks vaimses mõttes selline nagu pakkumine kandiku peal tuli. Vaadake, ma kujutan ette, et kui Sadrak ja Meesak ja Abednego, kui nad avastati, ma arvan, nad südamest lootsid, et nad ei jää vahele. Aga nad jäid vahele, eks ole. Nad jäid vahele õige asjaga, mitte varastamise, valetamisega, abielu rikkumisega, vaid nad jäid vahele õige asja tegemisega. Ja nad toodi kuninga ette. Ma arvan seda, et nad teadsid, et no nüüd on kõik, eks ole. Aga nüüd, kujutate, neile anti teine võimalus. Ja kujutate, milline pakkumine see oli, milline kiusatus see nende jaoks võis olla. Et no kasuta nüüd siiski see võimalus ära. Kasuta siiski see võimalus ära, et noh, ja küll, et nüüd te jäite vahele on ju, nüüd teid veeti kuninga ette ja ta ei visanud teid kohe nagu ilma ühtegi sõna ütlemata tuli see ahju, vaid ta ütleb teile veel nüüd, et no kuule, okei, teeme nüüd poisid veel nüüd, et kui te nüüd kumardad ette, no natukene kumardate on ju, ei ole probleemi üldse poisid. Lähete kohe tagasi oma kohta ja vau, kõik on korras on ju. Milline pakkumine. Ja vaadake, vaimses maailmas sageli see on nii, et kui me oleme otsustanud teha Jumala tahet, eks ole, ja me hakkame tegema seda, eks ole, ja siis vahest hakkab juhtuma ka nii, et kurat tuleb ründama ja asjad hakkavad kiskuma hullemaks. Ma ütlen sulle, et alati see ei ole nii, et kui sa otsustad oma südames olla kompromissitu, armastada Jumalat, teha õiget asja, et alati sinu käsi ei käi nagu kohe super hästi maailmas. Oled sa pannud tähele seda? Et palju paremini läheb võib-olla nendel inimestel, kes varastavad, valetavad, vassivad ja teevad neid asju nii, nagu terve maailm teeb, eks ole. Aga kui sina otsustad olla teistmoodi, mitte kummarda seda kuldset kuju, on ju, mitte kummarda selle maailma ette, olla teistmoodi, elada Jumala seaduste järele, siis vahest hakkab sul asi minema hullemaks, eks ole. Ja nüüd sa oled saanud ühe võimaluse. Teha selle asja nagu korda, eks ole. Ja elada ka nagu kõik muud, eks ole. No milline pakkumine see ole? Ja vaata, mida tegelikult kuningas ütles siin. Kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest? Nüüd eelmises peatükis me räägime seda, et kuningas Nebukadnetsar oli saanud tunda nende 4 mehe Jumalat. Ta oli saanud tunda. Ta oli saanud tunda, et tema on Jumal, kes ilmutab saladusi. Ja ta sõna otseses mõttes ka kummardas maha Danieli ette, nagu võib-olla mitte füüsilises mõttes kindlasti, aga nagu oma selle hoiakuga või selle respekti ja austusega, mida tegelikult ka, mis oli ka väga ebatavaline nagu selles olukorras. Ja ta tunnistas Danieli Jumalat suuremast kõikidest Jumalatest. Ja nüüd see sama kuningas, mõni aasta hiljem, on jälle ühes kohas, kus ta jälle nii-öelda esitab selle Jumalale väljakutse. Ta ütleb, milline Jumal see on, kes teid päästaks. Nüüd ta oli õppinud tundma Jumalat kui Jumalat, kes ilmutab saladusi, ehk siis heebrealaste Jumal, kes üleloomulikult ilmutas Danielile tema unenäo, andis selle seletuse ja nii edasi, eks ole, ja tal kukkus suu lahti. Ja nüüd on üks teine olukord. Kes on see Jumal, kes teid päästaks? Nüüd pane tähele, kuningas ei tundnud Jumalat kui Jumalat, kes päästab. Ta tundis teda Jumalat kui Jumalat, kes ilmutab, kes on tark Jumal. Aga nüüd ta ei tundnud teda Jumalat kui väejumalat. Nüüd oli aeg esitada Jumalale väljakutse tema arust, eks ole. Kes on see Jumal? Ehk teiste sõnadega, mis ta ütles,
jah, teie Jumal võib küll seletada igasuguseid tarkused ja seletada unenägus ja nii, aga ma tahan näha, kas ta teid sellest ahjust ka päästab nüüd. Vau, milline huvitav väljakutse. Nüüd mul on üks väga hea, ma minust olen isegi jutustanud sel teemal ükskord ka. Ja niisugune hea pealkiri, nagu, mis mul selle loo kohta nagu on. Ja see on see, et kui sina ei kummarda, siis sina ei põle. Mõtle selle peale korraks. Nad keeldusid siiski kummardamast. Jõuame selle juurde ka. Aga igal juhul loeme võib-olla edasi. Salm 16. Sadrak, Meesak ja Abednego kossid ning ütlesid kuningale, Nebukadnetsar, selle peale meil pole tarvis sulle vastata sõnagi, kui see nii peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa, aga kui mitte, siis olgu sul teada kuningas, et meie ei teeni sinu jumalad ega kummarda sinu kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Vau! Milline tõsine lause see on. Meil pole vaja vastata selle peale. Meil ei ole vaja nagu tõestada midagi, eks ole. Ja vaata, need mehed tegelikult panid ennast väga huvitavasse olukorda. Nad ütlesid nii, kui Jumal meid päästab, siis ta päästab. Aga kui ta valib, et meid mitte päästa, siis pole ka midagi katki. Aga meie ei vali seda teed, et minna kompromissi teed, et minna kummardamise teed, et minna nii-öelda seda otse teed. Sõbrad, ma mõtlen, et me elame ühel ajastul, kus tegelikult on väga vähe sellise südamehoiakuga inimesi. Ma räägin nüüd kristlastest. Ja sõbrad, siin on üks selline tõsise mõtlemise koht tegelikult meie elus. Et kas meie oma elu ikkagi elame nii, et me oleme valmis, rääkimata suremisest, ärme räägi täna sellest, et me oleme valmis surma minema Kristuse pärast, nagu Peetrus ütles, eks ole, Jeesusele, et oi Jeesus, tead, ma olen suga valmis minema surma ja vangi ja mida iganes on ju. Ärme räägi sellest. Räägime sellest, kui me oma elus peame mõnes kohas natukene midagi kaotama, mõne eesõiguse loovutama, mõne hea positsiooni kaotama, võib-olla midagi mitte nii kiiresti saama, selle nimel, et teha selle raamatu järele. Sõbrad, kui palju on neid inimesi, kes, ma ütlen ausalt, et mina olen küll väga vähe kristlasi näinud. Rohkem mina näen kristlasi, kes tegelikult on ikkagi salaja valmis seda kujuni natukene kummardama ikkagi, eks ole. Et kuidagi kiiremini saaks ja rutemini saaks pärile ja need asjad nagu kergemini meie elus tuleksid, eks ole. Aga on järjest vähem neid kristlasi, kes on valmis kannatama selle nimel, valmis seisma nii-öelda ja avalikult ka vahest jääma naerualuseks. Ma kujutan ette, see, mida siin võib-olla nagu ei räägida detailselt, on see, kui palju teised võisid neid irvitada selles olukorras. Kujuta ette, millised rumalad mehed on ju. Millised rumalad noored mehed, eks ole. Nad on ühe väikse asja nimel valmis surema. Mis see sulle maksab siis on ju? Mis sulle maksab, et sa kummardad? See on hea küsimus. Mis maksab kristlasele, et teha natuke kompromissi siin? Teha kompromissi seal. Natuke teha nii, natuke teha naa. Mis siis, et Jumal sõna ütleb nii? Miks siis, et Piibel ütleb, et nii on õige ja nii ei ole? Nagu me rääkisime pühapäeval, eks ole. Mis siis? Ja see on väga õige, sõbrad. Väga õige küsimus. Me peame endale küsima seda küsimust, eks ole. Ma kujutan ette, et see seltskond, kes sealt pealt vaatasid ikka, muigasid ja naersid neid kõvasti. Ja nüüd nad tulevad kuningas ette, kuningas annab veel teise võimaluse. Ja nad ütlevad ikka, kuningas, meil ei ole sulle vaja üldse öelda midagi selle peale. Meie ei kummarda sinu Jumalat ja kõik on ju. Seal oli inimesi, kes imestasid, need, kes olid hingetud, aga olid neid, kes naersid neid. Ja nüüd, kui sa paned tähele seda, eks ole, et nad ei olnud sellised nagu usuhullud, eks ole, või nagu ma võiksin seda kasutada sõna, et nad ei läinud sinna, ei löönud Piibli laul, ütled, halleluja, Jumal päästab meid kindlasti, aamen, küll sa näed, kuningas. Ei. Nüüd mõtle selle peale, eks ole. Kas meie oma elus, see ei ole ju ka alati nii. See ei ole ju alati nii, et iga kord, kui me teeme oma elus otsuse teha Jumala tahet, et siis Jumal kohe järgmise sekundil tõmbab meid välja ja päästab ja kõik läheb nagu tšau.
vahest ei ole, oled sa pannud tähele seda, eks ole? Oled sa pannud tähele seda, et vahest sinu elu läheb ka nii, et mõni periood on raske ja päris pikalt on, eks ole? Sa pead võitlema, sa pead madistama, sa pead nende asjadega nii-öelda tegelema vahest päris pikalt, eks ole, mida sa tahaksid võib-olla nagu siuks-jauh, et läheks korda. Et tead, nüüd ma olin, ustav jumal või tegin seda või maksin 10 ja nüüd, järgmine päev, kohe tead, head töökohad, palgad, autod, nii. Ei ole nii, on ju. Ja vahest see lähebki tõesti nii, et kui sa otsustad teha Jumala tahet, siis järgmine samm on selline, et need kiusatused jätkuvad. Et rasked ajad jätkuvad. Amen. Aga nüüd pane tähele seda, et need noored mehed olid valmis, neil oli valmidus. Sõbrad, Jumal alati ei pane meid sellisesse olukordadesse. Ta ei küsi meie kõigi käest, nii nagu ta käskis sellel rikkal noorel mehel, kes Markuse 10. peatükis tuli tema juurde, ütles, et ma tahan su järgi tulla ja nii edasi, eks ole, et mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu. Ja Jeesus ütles talle, et kuule mees, et sul on ühte asja vaja. Mine müü kõik ära, mis sul on ja anna vaestele. Et ma ei tea, kas siin on täna keegi, kellel Jumal on samamoodi ütelnud. Tõsta oma käsi üles. Nüüd ma tean, kes magas. Okay. Aga sõbrad, see ei ole ju nii, et Jumal nagu küsiks seda meie käest, eks ole. Aga see räägib valmidusest. Me peame elama oma elu nii ja meil peab olema see suhtumine ja see hoiak, et Jumal, kui sa tõesti tahad seda, mis meil on, siis ma olen valmis sulle seda andma, eks ole. Jumal, kui sa tahad, et ma teeksin midagi, ma olen valmis tegema. Jumal, kui sa tahad mind saata kuskile, ma olen valmis sinna minema. Ja sõbrad, selles on küsimus tegelikult, eks ole. Et Jumal ei oota nagu neid asju kogu aeg. Aga siiski see lause on tõde. Kui sa ei kummardu, siis sa ei põle. No vahest meie võitlused on küll pikad, aga sõbrad, koos Jumalaga me saame alati võidu. Koos Jumalaga lõpuks oled alati võitja. Sa võid kaotada lahinguid, sa võid kaotada olukordi, sa võid jääda ühes või teises olukorras kaotajaks ja mis iganes. Aga kui sa otsustad jääda ustavaks ja mitte kummarda, siis lõpuks sa ei põle. Amen. Apostlite 5.29 ütlesid apostlid ka või preestritele või suurkohtule niivisi. Jumala sõna tuleb rohkem kuulda kui inimeste sõna. Ja ma arvan, et see lause on ka nagu tegelikult selle olukorra kohta siin üks selline väga hea märklause. Jumala sõna tuleb kuulda rohkem kui inimese sõna. Isegi siis, kui see inimene on sulle ähvardav. Isegi siis, kui see inimene nagu, elus on nagu 2 poolt, eks ole. Üks on ähvardus, nagu on siin, aga teine on meelitus. Eks ole. Et vahest me oleme valmis nagu minema kompromissile ja kummardaga nagu mõne inimese ees, et midagi saada. Et siin on nagu 2 sellist kummardamist, kui me võiksin seda nimetada, eks ole. Üks on see, kui sa kardad millestki ilma jääda ja teine on see, kui sa tead, et seda tehes sa võid midagi saavutada või saada. Nüüd, ma arvan, et see raamat räägib meile, või see peatükk siin raamatus räägib meile päästest. Ta räägib meile, ilmutab meile Jumalat ühe sellise nurga alt, kus me võib-olla Jumalat ei näe nagu iga päev ja see on see, et meie Jumal päästab. Meil on üks Jumal, kes päästab meid nendest olukordadest. Nüüd, üks hea küsimus on, ma ei tea, kas sa oled ka juba mõelnud selle peale, kui sa kuuled seda lugu siin täna, see küsimus on, kus on Daniel? Oled sa mõelnud selle peale, kui sa loed? Huvitav, kus Daniel on? No, siin on nüüd mitu spekulatsiooni. Üks on see, et võib-olla ta ei jäänud vahele lihtsalt, eks ole. Ta jäi hiljem vahele 6. peatükis. Aga selles olukorras ta ei jäänud vahele võib-olla. Me ei tea. Sellel on tõesti hea küsimus ja ma arvan, et me ei saa nagu sellele mingisugust sellist piibellikku autentset vastust, me peame lihtsalt spekuleerima ja mis me siin ikka spekuleerime. Aga me teame ka ühte asja. Danieli 6. peatükist etteruttavalt ma võin öelda, et me teame, et Daniel oli 4. mees selles riigis, kellel oli samasugune südamehoiak.
sest et tema ei läinud ka kompromissile, kui põhimõtteliselt sama olukord tekkis. Eks ole, et kui temal keelati ka nagu palvetada teiste jumalate poole, eks ole, siis tema ikka palvetas Jumala poole ja siis ta jäi vahele. Aga siis me ei loe jälle Sadrakist, Meesakist ja Abednegost midagi. No joo, siis nemad ei jäänud vahele. Vaata, vahest sa ei jää ka vahele head tehes, on ju. Õiget asja tehes. Võib-olla see raamat räägib meile ka seda, eks ole. Et vahest sa ei jää vahele. Nii kui heas mõttes vahele, jah. Salm 19. Siis Nebukadnetsar täitus vihaga ja ta näojume muutus Sadraki, Meesaki, Abednego pärast. Nüüd pane tähele, see on väga huvitav. Ta näoilme muutus. Ta läks näost lillaks, siniseks, roheliseks, oranžiks. Võib-olla siis ta läks kangreen mustaks ja oleks ära surda, aga siis läks valgeks tagasi. Hakkas näovärvi äkitselt niisi vikerkaartes viskama. Ja ta kostis ja käskis ahju kütta 7 korda enam kui viisiks oli kütta. Nüüd ma olen mitu pilti seal nendest ahjudest. Ma ei tea, milline see ahi täpselt oli. Aga see oli selline ahi spetsiaalselt, kuhu visati inimesed sisse, kes olid mingisuguse asjaga nagu kurjategevusega hakkama saanud, eks ole. 7 korda enam kütta. 7 korda rohkem puid ja sütt ja mida iganes siin ahju aeti, me ei tea. Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväes siduda Sadraki, Meesaki ja Abednego. Ehk siis, nüüd kui tugevad mehed sind seovad kinni, siis see on nii, et sul veri kalligu kätes jalgades, eks ole. Ja heita need tulisesse ahju. Siis seoti need mehed oma kuubede, pükste, mütside ja muu riietusega tükkis ning heideti tulisesse ahju. Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid. Aga need 3 mees, Sadrak, Meesak, Abednego, langesid seotuina tulisesse ahju. Nüüd see on väga huvitav. Nad langesid sinna ahju. See tähendab seda, et kui see ahi oli nii kõvasti köetud ja need mehed, kes need läksid viskama, põlesid ära. Aga nemad ei põlenud ära, keda visati. Et see oli juba see, esimene märk oli nagu väga huvitav selline, eks ole, et nemad langesid seotuina sinna tulisesse ahju. Salm 24. Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus, tõusis kähk üles, kostis ja ütles oma nõuandjatele, kas me ei heitud 3 seotud meest tulle? Et kostsid ning ütlesid, tõepoolest kuningas. Nüüd, miks see kuningas siis ehmus nii väga? Kuningas ehmus sellepärast, et ta nägi seal ahjus midagi. Esiteks ta nägi seda, et viskajad põlesid ära, aga visatavad langesid ahju. See oli juba huvitav asi. Aga asi läks järjest huvitavaks. Salm 25. Ja tema kostis ja ütles, vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käimas. Halleluuja! Seal oli 4 meest, kes käisid tules. Wow! Kõndisid tules edasi-tagasi, nagu mina siin kantsi taga jalutan. Kõndisid seal ahju sees ringi. Ja kuningas vaatas ja ta nägi sealt ahju suust neid mehi. Ja see, mis teda kohutas, oli see, et me heitsime 3 meest. Esiteks, nad olid seotud ja nüüd nad ei ole enam seotud. Nad on vabad seal ahjus. Ja siis ta näeb veel ühte šokeerinud fakti on see, need ei ole 3, vaid on 4. Mis toimub, eks ole? Kas 1 põles 8 või mis juhtus, on ju? Ja ta ütleb, 4 on välimuselt jumalate poja sarnane. Wow! Nüüd sõbrad, minu arust on see lugu üks kõige šokeerivamaid sellepärast, et kui Paabelis teeniti tohutu palju ebajumalaid. Me teame, et Abraham oli ka pärit sealt samast kandist. Ja Abraham kui tema seal elas, siis ka seal ütleb, et põhijumal, keda Kalde uuris kummardad, oli kuujumal ja seal oli väga palju muid jumalaid. Ja üks jumalatest Mooses oli ka tulejumal. Et tuli oli ka tegelikult Paabeli inimeste jaoks teatud mõttes jumalus. Ja see tuli on üldse läbi ajastute eksisteerinud ka sellise nagu jumala sümbolina.
on kummardatud päikest ja tuld ja taevatähti, eks ole. Ja nüüd, tollel ajal, kui need, kes teenisid, just kõik, mis ebajumalat nad teenisid või kuju nad kummardasid või me loeme seda Vanas Testamendis, kuidas oli selline jumal, kel nimi oli Astarte ja tema nõudis ja Moolok, eks ole, need olid ka jumalad, keda teeniti seal samas piirkonnas. Nemad nõudsid inimohvrit ja veel enam nad nõudsid ka, et vanemad ohverdaksid oma lapsi neile, viskaksid tulle neile samal kombel. Ja see oli nagu hämmastav, et kõik jumalad, keda tegelikult teeniti, ebajumalad, ehk siis teiste sõnadega, keda teeniti, nad nõudsid midagi inimeste käest, kes teenisid. Ja nüüd kuningal kukub suu lahti, ta näeb seda, et see jumal, keda Sadrak ja Meesak ja Abednego teenivad, tuleb ise nende juurde. Ehk teiste sõnadega, mõtle nüüd selle peale, kui kõik teised jumalad nõuavad midagi inimeste käest, on ju. Nende teenimist, nende lapsi, nende ohvreid, nende verd, nende raha, nende ande. Siis see jumal, keda need 3 meest teenivad, see ei nõua nende käest midagi. See tuleb ise alla nende juurde. Ja seda enam veel, need on põlevas ahjus. Ta tuleb sinna samasse ahju, ta laseb need köidikud nendelt ära põleda seljast ja ta kõnnib nendega seal tulises ahjus. Sõbrad, selline on meie Jumal. Selline on meie Jumal. Meie Jumal ei oota meie käest, ma ei tea, mingisugused üleloomulikke ohvrid, aga Jumal ootab meie käest seda, et me oleme ustavad talle. Amen. See on, mida Jumal ootab. Teised jumalad ei oodanud, et inimesed oleksid ustavad. Vaadake, kui sa paned tähele jälle, me loeme Jumalast, nagu ma rääkisin pühapäeval siin ka, Piibel ilmutab asju, mida Jumal meie käest ootab. Ja ustavus on üks asi. Ustavus kuni lõpuni. Ilmutuse raamatus 2. peatükis ütleb nii, ole ustav surmani, ilmutuse 20. Siis saad sa elukrooni. Nüüd, ustavus on üks asi, mida Jumal nõuab ja kui meie hakkame tegema kompromissi või nii-öelda, nagu Jakobus väljendab, abielu rikkuma teiste asjadega, siis Jumal lõpetab meiega suhte. Jumal pöörab oma selja meile. Aga kui meie oleme ustavad, Jumal ei nõua meie käest, igaühe käest, ma ei tea, 10 000 eurot aastas. Ta ei nõua sinu käest, ma ei tea, mingisuguseid palverännakuid Mekasse iga aastal või palju need moslemid seda täpselt teevad, ma ei tea, Mart, sa võib-olla tead. Kui tihti, elus üks kord vähemasti nad peavad seal ära käima, eks ole. Jumal ei nõua sinu käest, ma ei tea, seda, et sa teed mingisugust imetrikke, aga ta nõuab ja ootab. Ja see on üks asi, mida sa pead Jumalale andma ja see on sinu ustavus. Ja kui sa seda annad, vau, ta tuleb ise alla, ta seisab sinuga isegi siis, kui sa oled tules. Nagu ütleb Jesajas, kui sa lähed läbi tule, siis ei kõrveta sind. Kui sa lähed läbi vee, siis need ei uputa sind, ma ei tea, kus see kirja koht täpselt on. Vau, kiitus Jumalale. Ja see on just täpselt see, mis juhtus. Nüüd kuningas sai soki. Milline Jumal see on? Esiteks, ta räägib, ta teab saladusi. Isegi seda, mida mina olen näinud unes. Ma ei ole kellelegi rääkinud, ta teab seda. Nüüd teiseks, see on Jumal, kes päästab. Jumal, kes tuleb alla. Jumal, kes seisab seal tules nende 3 mehega, eks ole. Mis Jumal see on? Milline imelik Jumal see on? Täitsa šokk on ju. Me võime seda lugeda ka üheks suuremaks katsumuseks. Ja sõbrad, ma usun, et me elame sellisel ajal, kus meie elu proovitakse kogu aeg, ka selliste asjadega, meie ustavusega. Proovitakse nende asjadega kogu aeg. Ja me loeme Jumalast või nagu mõistame selle loo läbi Jumalast ühte asja. Väga sageli Jumal ei päästa meid ohtudest või raskustest või hädaohtudest, aga ta päästab meid hädaohtudes. Vaata, siin on suur vahe. Jumal, nagu ma pühapäeval ka kõnelesin sellest, on ju, et Jumal ei võta sind välja sellest olukorrast, ta ei pane sind kuskile teise, kus ei ole ohte ega neid olukordi, aga ta tuleb sellesse olukorda ja ta on seal sinuga, ta päästab sind seal sees olles. Ehk teiste sõnadega, sageli meie elus me peame minema nendesse olukordadesse. Me peame tõesti minema selle tule sisse. Aga kui me läheme sinna tule sisse, siis Jumal on meiega tules. Vau. Nii et me näeme, me õpime siin veel ühte asja Jumalast. Jumal päästab meid mitte raskustest, vaid raskustes. Kirjuta see lause endale üles. Jumal päästab mind mitte raskustest, aga raskustes. Halleluuja. Teiste sõnadega, Jumal
ei pane sind olukorda, kus sa kunagi võib-olla ei satuks kas või finantslikku probleemidesse või olukordadesse, aga ta laseb sul sinna sattuda küll. Aga ta tõmbab sind sealt välja. Ta näitab oma vägevust selles olukorras. Ja selles ongi üks Jumala nagu selline omadus ka meie kasuks on see, et ta näitab, ta laseb vahest selle olukorra minna nii kriitiliseks, et tema au saaks tulla ilmsiks. Mõtle Laatsaruse peale. Eks ole, Jeesus oleks võinud ju tulla ja teha Laatsaruse terveks, kui ta oli haige, on ju. Aga ta ei tulnud. Piibel ütleb, et ta lihtsalt viibis seal veel mõne päeva, kuni Laatsarus suri ära. Et see olukord võiks veel hullemaks minna. Nüüd, ma ei usu mitte seda, sõbrad, et Jumal teeb neid asju nagu sellepärast, et meid kiusata või kuidagi panna meid nagu kruustangide vahel nagu pähkli, et siis keerata nii, et meie ajud ikka ragisevad peas, on ju, ja et me hulluks ikka läheksime ennem, kui ta meid päästab, on ju. Vaid see, et Jumala au võiks tulla eredamini esile, on see, kui see olukord vahest on jõudnud täiesti lõppu välja. Nii et keegi ei saa öelda, et no, kuule, see teate, ise tegite neid asju või see oli nii ja naa, eks ole. Et Jumal vahest lubab neid olukordi minna. Tänu Jumal, et ta ei luba seda alati minna. Alati mitte. Mul on hea meel selle üle. Sageli ta tõmbab sind välja ennem, kui olukord läheb ikka päris hulluks, eks ole. Aga vahest ta lubab minna asja hulluks ka. Ilmutuse 30. Et sa mu kannatlikkuse sõna oled pidanud, siis minagi tahan sind hoida kiusatuse tunni eest, mis on tulemas kogu maailma peale, neid katsuma, kes maa peal elavad. Ilmutuse 30. Nüüd pane tähele. Jälle, sa oled pidanud minu kannatlikkuse sõna, sa oled jäänud mulle ustavaks. Et sina oled seda teinud, siis mina tulen ja ma päästan sind sellest olukorrast välja. Amen. Halleluja. Selline on meie Jumal. Loeme edasi. Siin on veel natuke jäänud lõpuni. 26. Nebukadnetsar läks, tuli see ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles, Sadrak, Meesak ja Abednego, kõige kõrgema Jumala sulased, astuge välja. No, ma ei tea, mis värvi ta nägu nüüd oli. Lilla või punane või sinine, eks ole, aga küll see mees sai ka ühel päeval ikka, tead, südamerabandusi vist, seeria kohe, tead. Aga nüüd ta oli viisakas. Nüüd ta ei olnud vihane, ta oli viisakas, ta ütles, kõige kõrgema Jumala sulased. Ta ütles, see Jumal, keda teie teenite, see peab olema kõige kõrgem. Sellist asja pole kunagi juhtunud. Astuge välja. Siis tulid Sadrak, Meesak, Abednego tulest välja ja see haldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste kehade üle. Neil ei olnud juuksed peas kõõbenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi. Nüüd pane tähele, isegi kuued ei olnud muutnud värvi. Ja neil ei olnud külge hakanud kõrbelõhna. Jälle, Jumal oleks ju võinud lubada nende kuued kõrbeda, mis siis? Peaasi, et nad ise pääsevad, on ju. Ei, ta isegi seda ei lubanud, mis nende ümber oli, mis nende lähedal oli. Ta hoides neid täiesti. Ja Salm 28. Nebukadnetsar kostis ja ütles, kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nüüd kuningas ise ütleb, poisid, vaata, te tegite õieti, et minu käsust ikka üle astusite, on ju. Kes andsid pigem oma ihud, et kui teenida ja kummarda mõnd muud jumalat peale nende oma jumala. Nüüd pane tähele, maailm, kes jumalat ei tunne, kuidas saab maailm tundma jumalat? Kuidas ta saab tundma jumalat? Ainukene viis, kuidas ta saab tundma jumalat, kui ta näeb seda, kui hull sina oled oma jumala järel. Jah, täpselt nii. Kui tõsine sina oled oma usus. Kui meie oleme ka oma usus nii, et ega me ei tea, me vahest käime koguduses ja vahest loeme piiblit ja vahest palvetame ka, kui raske on ja nii. Ei, aga kui maailm näeb seda, et kuule, me oleme valmis teada, elama Jumalale, mitte minema kompromissile, siis nad jõuavad sellesse kohta, kus nad näevad Jumalat. Kuidas oleks see kuningas sellel paganlikul maal keset seda ebajumalate regastikku näinud tõelist Jumalat ja vägevat Jumalat? Mitte kuidagi. Mitte mingil viisil ta ei oleks saanud seda näha. Aga ta sai seda näha ainult Jumala rahva kompromissituse läbi. Salm 29. Nüüd antakse minu poolt käsk,
et igaüks, olgu see mis tahes rahvusest, suguvõsast, keelest, kes kõneleb häbematult Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda heidetakse rusuhunnikuks. Sest ei ole muud Jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Halleluja! Amen! Siis kuningas andis hea põlve Sadrakile, Meesakile, Abednegole Paabeli linnas. Nüüd pane tähele! Iga kord, kui sa oled läinud läbi mingisugusest sellisest olukorrast ja oled jäänud Jumala ustele, siis tuleb hea põli. Tulevad hingamise ajad. Tulevad ajad, kus sul on mõnus olla. Ja ma ütlen sulle ennetavalt ka, ole siis ettevaatlik. Sellepärast, et raskused ja kiusatused, need panevad sind kontsentreeruma ja võitlema. Aga siis, kui tuleb see hea põli, vaata, siis on palju rohkem inimesi kaotanud ära oma sihisilmade eest, eks ole. Amen. Nii et hea põli tuli. Ja Psalm 31 ütleb nii. Kuningas Nebukadnetsar kõigile rahvastele, suguvõsadele, keeltele, kes elavad kogu maal, teie rahu olgu suur. Mul on hea meel teha teatavaks tunnustähti ja imetegusi, mis kõige kõrgem Jumal mulle on teinud. Kui suured on tema tunnustähed, kui vägevad on tema imeteod, tema kuningriik on igavene ja tema valitsus ei lõpe. Valitsus on põlvest põlve. Halleluja. Nii et me näeme seda, et kuningas õppis tundma nüüd ka seda Jumalat ühe teise kandi pealt. Ja me näeme ka seda, et see Jumal, keda me teenime, kindlasti me kõik oleme kuulnud Jumalast. Ja tänagi, eks ole, me oleme kuulnud, et Jumal päästab ja nii. Aga me õpime Jumalat, või ehti ma võiksin öelda nii, et Jumal annab ennast tunda ja ta viibki meid sellistesse olukordades vahest, et me õpiksime teda tundma erinevate nagu külgede ja tahkude pealt. Jumal, kes ilmutab saladusi. Esimeses peatükis me lugesime seda, Jumal, kes andis tarkust. Jumal andis tarkust, 10 korda rohkem on ju. Teises peatükis me nägime seda, Jumal, kes ilmutas saladusi. Wow! Täitsa erinev nagu jälle aspekt. 3. peatükk, Jumal, kes päästab vägevalt. Nad õppisid Jumalat tundma. Ma usun ka, et see oli samasugune ilmutus nendele 3 mehele. Noored mehed, nad olid nagu Peetrus, hüppasid paadist välja, enne tegid, siis mõtlesid, mis ma nüüd tegin, eks ole. Ja nad õppisid tundma, wow, seda Jumalat saab usaldada. Seda Jumalat saab usaldada. Halleluja. Ja samamoodi nagu siis Jumal tahtis tuua ka au esile oma rahva läbi ühes suures Paabeli riigis. Ja anti käsk lausa välja. Mina usun seda, et tead sõbrad, kui meie oleme ka meie ajal, kus me elame täna, selles maailmas, me vahest ütleme ka, et oi, meie maailm on nii jumalatu tead. Siin on nii palju tead, pattu on ja kõike seda teist. Aga sõbrad, meil on vägev Jumal. Meil on Jumal, kes on see sama Jumal. Ja tead, meie Jumal tahab ka meie ajal tuua oma au esile. Meie Jumal tahab tuua ka meie kaudu esile neid samu asju, mida me nendest Taani raamatu peatükkides loeme. Halleluja. Järgmine kord me vaatame veel ühte ääretult ülipõnevat lugu. Ja see on ka muuseas täiesti ajalooliselt konstanteeritud lugu kuningas Nebukadnetsari hullumeelsusest. Seda on ajalugu teinud kindlaks, et kuningal oli selline ajaperiood, nii et piibel on tõde. See on ajalooraamat, see on raamat, mis ilmutab meile tõde, see on raamat, mis on põnev lugeda ka, on ju, kas ei ole? Põnev lugeda. Milline põnev raamat see on? Halleluja. Ja see ei ole muinasjutt. See ei ole mingisugune onu Remuse jutud või mis need vennad olid. Vendade Grimmide lugu, vaata, eks ole, oli. Vendade Grimmide muinasjutt hakkas peale kuskilt ja siis lõppes ilusasti. Aga see on tõeline. Aamen. Jumal on seesama eile täna igavesti. Olge õnnistatud Jeesuse nimel ja lõpetame tänase piiblitundi selles kohas.